oh ei, teeme nii, et me seda ei tee. Ärme tee sellest mingil juhul oma uut normi. Demokraatlikust parteist moslemist Virginia osariigi senator Saddam Aslan Salem esitas just senati eelnõu 624, mis määratleb islamofoobia osariigi seaduses. Ma mõtlen, ma ei öelnud teile, et ei peaks neid inimesi valima, aga kui te nad kord valite, hakkavad nad seadusi tegema ja need seadused ei pruugi teile, inimesed, eriti head olla. See lisab määratluse kallaletungi ja kehalise väärkohtlemise sätetesse, pahatahtliku eelarvamuse või vihkamise islami või moslemite vastu ning kehtib isegi siis, kui ohver tegelikult ei ole moslem, vaid teda lihtsalt peetakse selleks. See suunab politseid neid juhtumeid jälgima osariigi vihakuritegude andmebaasis. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kui sul on tuline vaidlus moslemi või isegi mittemoslemiga ja sa satud konfliktisituatsiooni, nad võivad kasutada seda islamofoobia definitsiooni, et süüdistada sind vihakuriteos, isegi kui sa ei rünnanud inimest vihast moslemite või islami vastu. Nad teevad kõik, et kaitsta tervikut. Meie oleme ohvrid, sina oled rassist. Vaata, see on hirm, see ei ole enam teooria. See on strateegia, mis on sama vana kui islam ise ja mis põhimõtteliselt kujutab seda just sellisena. Kui sa üritad midagi öelda kellegi vastu, kes samastab end islamistliku religiooniga, siis oled sina rassist. Sina oled probleem. Me ei räägi sellest, et sa võiksid lihtsalt välja tuua selgeid, lihtsaid statistilisi andmeid. Või sa võid tunda, et kui näed kedagi, kes näeb välja teatud moodi ja käitub teatud viisil, siis võid olla ohus. Mitte sellepärast, et sa oled vandenõuteoreetik, vaid sellepärast, et oled tegelikult näinud reaalsust oma silmaga. Ja sa tead kõike terrori kohta ja mis seal toimub. Ei. Sina oled probleem. Sina oled islamofoob. Ja pole oluline, kas tegelikult midagi juhtus. Kui sa panid nad end veidi ebamugavalt tundma, siis ongi kõik. Nad võivad sind maha võtta. Ja sellepärast me lihtsalt ei vali neid inimesi, kallid. Nii nad püüavadki islami kriitikat kriminaliseerida ja seda avaliku kontrolli eest kaitsta. Kristlastele, budistidele ega hindudele ei ole ju mingeid erandeid tehtud. Miks siis moslemid saavad erikohtlemise? Meil on juba olemas seadused rünnakute vastu. Meil ei ole vaja jumalateotuse laadseid kaitseid, mis piiravad sõnavabadust ja esimest parandust. See on tegelikult šariaadi hiiliv levik Ameerikas ja me peame sellele tugevalt vastu astuma, enne kui see veelgi levib. Jah, see ongi endine buum. Täpselt, see kirjeldabki sõna otseses mõttes ja täiuslikult, mis see on. See on nende inimeste järjekordne katse leida viis, kuidas oma kontrolli laiendada. Miks? Sest nad on aru saanud, et on olemas inimesed, kes vastu hakkavad, näevad kõike toimuvat ja ütlevad selle välja. Ja nemad ei taha seda. Nad ei taha, et kõik saaksid teada tõde nende domineerimisplaani kohta. Ja seetõttu kasutavad nad veelgi rohkem seda rumalat ohvri rassismi teemat, et keegi ei tohiks nende kohta midagi öelda, kui nad jätkavad domineerimist. Hea uudis on see, et Ameerika hoolib tegelikult sõnavabadusest. Küsimus on, kas nad hoolivad sõnavabadusest rohkem kui rassismist? Ma tean, mis juhtus Ühendkuningriigis. See pole kindlasti nii. Vaatame, mida Matrix Mixer on postitanud. Virginia muutub meie silme all islamiseerituks. See on Virginia senati eelnõu 624. Selle esitas eelmisel kuul jaanuaris 2026 osariigi senaator Saddam Island Salim. Ma mõtlen, arva ära, millise usuga ta seotud on. Saddam Islam Salim. Loeme selle läbi. 2026 aasta korraline istung. Kallaletung ja peksmine, islamofoobia määratlus, karistus. Rünnaku ja peksmise kontekstis määratletakse islamofoobiat kui pahatahtliku eelarvamuse või vihkamise islami või moslemite vastu, mis on seotud rünnaku ja peksmise kuriteoga. See on ikka päris hull, eks? Nii et rünnaku kuritegu, rünnak nagu füüsiline rünnak, on nüüd ümber määratletud kui pahatahtlik eelarvamus või vihkamine moslemite vastu. See määratlus kehtib olenemata sellest, kas ohver tegelikult on islamiusku, kui toimepanija sihtis ohvrit tema oletatava usutunnistuse tõttu. Nii et kui sa nägid kedagi ja arvasid, et ta võib olla islamist ning ütlesid midagi ebaviisakat, siis võidakse sind pidada ründajaks. See on lõbus.
eelnõu täpsustab ka, et usuline veendumus hõlmab ka islamit. eelnõu suunab osariigi politseiametit koostöös peaprokuratuuri ja mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse ametiga, mis üllatus, et nad lisaksid eelnõu islamofoobia määratluse oma vihakuritegude aruandluse kesksesse andmebaasi. Täielik jama, nuši rumalus. Demokraat, kes esindab 37. ringkonda eelnõu, lisab ametlikult islamofoobia definitsiooni Virginia ründe- ja peksmisseadustesse. Muide, pole üldse üllatav, et see mees on demokraat. Kasulikud idioodideks. Jah, las nad lihtsalt tulevad ja võtavad üle. Pole vaja karta. Islamofoobia määratletakse kui pahatahtlik eelarvamus või vihkamine islami või moslemite suhtes, kuid see kehtib isegi siis, kui väidetav ohver ei ole moslem. Piisab sellest, kui keegi väidab, et sa sihtisid teda oletatava seose tõttu islamiga. Huvitav, kas see kehtiks ka juutide puhul? Kui moslemina näiv juut satub islamisti rünnaku ohvriks, siis kuidas see toimiks? Kas kellelgi on ideid? Võib-olla islamistid tegelikult püüavad kaitsta vanu juute, kes näevad välja nagu araablased. Võib-olla see ongi selle eelnõu mõte, sõbrad. Tajutud. Eelnõu kohustab Virginia osariigi politseid, peaprokuröri ning mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse ametit jälgima ja registreerima neid juhtumeid vihakuritegude aruandlussüsteemis. Ja ma pean väitma, et see oleks põhiseaduse vastane. Vihakuriteoks saab lugeda ainult siis, kui on füüsiline kahju või varaline kahju. Oma arvamuse avaldamine on lihtsalt sõnavabadus. Ja see kõik toimub kohe pärast seda, kui Virginia valitud moslemasest aseguvernor Kasla Hashmi andis äsja ametivande Koraanil. Ärge imestage, kui šariaadi seadus muutub lähinädalatel Virginia osariigis kohustuslikuks. Jah, vaadake nende peene tundelisust. Nad valivad demokraadi, kes surub seadusi läbi ja siis valitakse politseisse keegi, kes samuti nendega ühel meelel on. Ja siis äkitselt väga kiiresti saavad nad võimu üle võtta ja sinu sõnavabaduse ära võtta. Ja just seda nad plaanivadki teha. Kõik peavad sellele tähelepanu pöörama, sest see ei ole see, mida me tahame. See ei ole see, mida me tahame. Ilmselgelt on kogu selle asja iroonia selles, et kui sa mõistad, mida tähendab olla rassistlik, siis see tähendab kedagi tema rassi tõttu välja tuua või olla diskrimineeriv religiooni suhtes. Siin on islamofoobia diskrimineerimise seadus. Me tahame, et meid koheldaks täiesti erinevalt ainult meie religiooni tõttu. Erinevalt heas mõttes, mitte halvas, aga teeme lihtsalt kõik inimesed veelgi rassistlikumaks. Jah. Geniaalne, tõeline geenius. Aitäh, et pöörasite selle küsimusele tähelepanu.